...24 tundi hiljem oleme tagasi Tibu sadulas. Selgus, et miski kivi või mis iganes asi oli nii õnnetult ennanud või läinud vastu kütusefiltri kestale. Niimoodi, et see kütusefiltri kesta tuli siis pragu ja kuna kütusefiltris on suhteliselt suur surve, siis see pragu läks aina suuremaks ja sealt hakkas rohkem ja rohkem kütust välja tulema. See sama jupp on tegelikult originaalis Fiati oma ja seda õnnestus siit 24 tunniga saada. Harri, kus me oleme? Kus sa tõid mind? Itaaliasse. This is heaven. Ma arvan, et sellest on kõige ilusam koht maailmas, kus ma seni olen pissinud. Nii et let's go, lähme pissima. Mu Pepu on näha või? Okei, väga hea. Oo, Tibu on täiesti kuum. Issand, see vaatus on kõige lähedal. No nii, rahvas, pingutame natukene oma vööd. Kuna me lähme nüüd Tibuga kämpima, siis meil on vaja vett ja me otsisime Google'i Maps'i pealt, kus me saame võtta public fountainist vett. Nüüd me lähme seda tegema. Ja vaadake siia, selline kokkupandav nagu veeanu. Siin on ka kraan küljes ja see on ülimugav. Siit me saame võtta oma kohvivee, kätepesuvee, nõudepesuvee, you name it, we got this vesi in this. Ja siin ta ongi. Vau, tšeki survet. Lähme. Oi perse. Oota, ma panen selle siia ette. Kroks. Me oleme Piisas. Ma mõtlesin, me ei näegi Piisa torni. Issand, see näeb hoopis teistsugune välja, kui ma mäletasin piltide pealt. Lähme. Me otsime praegust Tibule kämpimiskohta, me vist oleme selle leidnud, aga nüüd me peame panema selle auto õige kalde peale, siis me peame siin magama. 8 kraadi kaldu, jah? 4 kraadi veel tahapoole. Me vajume sinna telgi nurka. Okei, no aga paneme siis sinna ikka. Me leidsime omale sellise matkakoha! Ma olen unistanud tulla Tibuga Toskaanasse ja see sai lõpuks ometi teoks. Me ei läinudki Korsikale. Puhu, tulimegi hoopis Toskaanasse. Mina just lõpetasin praegust meigi tegemise, sellepärast, et me peame nüüd tegelikult mitte kohe hakkama nautima seda kõike siin, vaid hakkama hoopis sisu looma, sellepärast, et mul on vaja teha paar koostööd ja me seome need koostööd selle setiga siin, mida me siin teeme ja nüüd me hakkame filmima koostöösid. Võtan oma tripodi välja ja let's do it! Nii, vaatame, kuidas see jääb. Nagu arvata on suht sitt, aga kohe paneme korda. No ma ütlen, et me ei mahu ära siia. Oota, teeme 0,5-ga. Jaa, issa, ma unustasin ära, et sükke asi nagu 0,5 on olemas. Sisulooja väga lahe olla.
saan olla mingi suvalisel neljapäeval praegu siin Toskaanas ja teha seda, mida ma teen. Aga samas selle võib see pahu pool, millega ma olen vägagi nagu nõus elama, on see, et sa saabud siia ja selle asemel, et hakata nautima, siis me hakkame sisu tootma nii Tibule kui minu kontodele kui minu klientidele. Aga noh, samas, ma ei tea, mul vist hullemad asju siin maailmas, mulle tegelikult väga meeldib seda teha. Kui on olemas hea idee, siis läheb kõik ludinal. Nii, paneme siit hommikumantlid, magamiskotid ja padjad siia. Ühesõnaga me paneme alati enne omale kõik magamisasjad hakkama, et siis me saame mõnusasti nautida, süüa, juua ja siis tuleme lihtsalt pimedas siia magama. Nii, padjad ja väga mõnusad soojad magamiskotid sellised. Nii, üks on siin. See telk on tegelikult nagu üliruumikas, siin on nii mõnus magada. Tere! Welcome to my crib! I live in Tuscany now. So yeah, leave me alone. Okay. Siin on mingid väiksed sääsed, siin öeldi, siin on väga palju põõdrakärbseid või? No hetkel veel õnneks mitte, veel sellepärast, et on aprill, mitte juulikuu. Aga ma ei tea, praegu on küll lihtsalt nii ideaalne kõik. Saab vist minna natuke veel ideaalsemaks, kui me hakkame tegema süüa ja avame veini. Oh yeah! Tada! Bellissima. Mis sõnu ma olen veel itaalia keeles õppinud? Mela, see tähendab õuna. Seda mul läheb iga päev vaja. Una, mela. Por favor. See on juba hispaania keel. See on itaalia keeles. Por favor. Per favore. Per favore on, jaa, okei. No, same. Avame selle tibu siit tagant. Ja need, siin on jälle väike õru, panen selle siia taha. Ja siis need 2 kotti meie riietekotid. Ma ei tea, mis sul siin sees on, mul on nagu Toskaana riided siin ja ülejäänud riided on seal. Ja mul on nagu mitme nagu ajastu riided kaasas. Et on esimene nädal, siis on teine nädal. Okei, siin on meie külmkapp ja see tõesti külmetab asjad päris mõnusasti külmaks. See on meil alati sees, kui me sõidame niimoodi, et kui me oleme kohale jõudnud, siis on asjad kenasti külmad. Siin on igasugused nõud, plastikust veinipokaalid ja ka sellised veinipokaalid, mis sa saad panna nagu kokku. Et oleks nagu põnev ka nagu mängida saab natukene. Siin on meil sellised tarbilised asjad, siin on potid, pannid, priimused, salfad, tõesti nagu nõud, sööginõud, no kõik asjad on siin sees, salatikausid ja sellised asjad te saate kaasa ka tiburendiga. Ja muidugi on see loomulikud toolid ja laud. Kuni 4 inimesel on need kõik asjad, nii et tulge kas 2, 3, 4 või ma ei tea, mine kas üksinda. Meil on olnud küll üks rentnik, kes käis 2 oma koeraga. Väga lahe minu meelest. No nii davai, kas me tuleme siia kruusa peale või me tuleme siia muru peale? Mis sa arvad? Ma ei tea, mul siia ette nagu või? Okei, see ei ole ka üldse pahamet, aga samas vaata, kui me teeme pilti, siis jääb siia see nagu mingi asi. No mind see ei häiri. Okei, paneme siia. See on ülimugav tool. Kui hakkab looma juba, issake mõnus, ma olen nagu nii igatsenud tibuga trippimist. I love it so much. Saad aru, siin on mingid linnud ja nad laulavad või karjuvad, ma ei tea, kus selle kohta öelda. Samamoodi nagu need saed, millega kevadel kõik saevad puid, siga krääks. Samal ajal oma perega ja teen süüa. Mis mustrit sa siis tellisid nii valesti? Nagu retroautod on peal, aga... Nii, paneme keema need tortelliinid, ma arvan, on ja. Aga mis on oleks pidanud juulist olema? Nendega vist läheb aega. No nii, rahvas, hakkame tortelliinisid keetma. Ausalt, kui sellises kohas süüa, juua veini. Don't even get me started. Minu lemmik. Me peaks kuulama ka Andrea Bocelli. Andrea Bocelli on sealt külast pärit. Vaatan, lihtsalt nii ilusad, et nagu täiesti pekkis. Ma ei saa hakkama lihtsalt nagu nii ilus. Liinid on valmis ja minul läks natukene veini siia peale ja me hakkame nüüd sööma.
Tibuga. Me hakkame nüüd nautima ja näeme teiega hommikul. Tere hommikust! Via Tärni vaade! Oh my god, 100 000 kilomeetrit sai täis sellises kohas. Not bad. Harri jõudus unenägu, et siin on veel inimesi, nagu näiteks nemad. Oh no, miks nad siin on? Ja siis tule nagu nokaga, Tibu nokaga natuke rohkem siia poole. Mis siin kurat toimub? Ma arvan, see on super äge koht. Kuulasid linnulaulu, vau. Sellises kohas oleme. San Giorgio Alapi. Tegelikult see vist on Georgio. Vaineri. No vaata seda. Kas see pole kõige rohkem nagu Toskaana üldse või? Anyway, meil tuleb nüüd nagu veini degustatsioon kus väikeste näksidega. Cheers! Me oleme lõpetamas oma wine tastingut ja viimane vein on dessertvein ja see on nii pehme. Traditsiooniline nagu Toskaana biskuit, eesti keeles kipsis ja nüüd seda paluti kasta siia sisse, või noh paluti, öeldi, et kaske siia sisse ja sööge niimoodi. Ja mis vein see on? Dessertvein. No, okei, ta on nagu imelik, aga samas nagu ma suudan lõpetada selle tegemist. Midagi seal on. Oota, ma panen korra veel. Mulle meeldib, et me siin käime niimoodi ringi, et jätame autouksed hästi nagu mitte lihtsalt lukust lahti, vaid pärani lahti ja läheme kõndima kusagile küla vahele. Või et meil on kaamera, käekotid, kõik on siin nagu laiali ja lahtiselt ja meie lihtsalt läheme tiirutame natukene ringist, et nagu kuidagi nii turvaline tundub siin. Wow! Palun! Lihtsalt ostaks ära selle ühe maja sealt, ühe neist kahest suurtest. Tegelikult nii suurt pole vaja. Väike oleks ka väga tore. Lõpetasime oma pikniku lõpuks ometi. Ma ei tea, kas on näha ka, et on kena päikeseloojang või? Jõime veini, vaatasime viinamarja istandusi ja päikeseloojangut ja siit rääkisime juttu. Nii tore. Nii et nüüd läheme tagasi Tibusse ja lähme magama.